Podcast Minu avalikud salamõtted jätkab jälle oma tegevust. Praegu on siis 26. detsember, on viimased hetked selle aasta jõuludest. Minu jaoks on midagi erilist ei olnud. Mina ei usu seda, mida enamike kirikutegelasi väidab traditsioonilistes kirikutes, et just sel ajal sündis Jeesus Kristus, sest piibel ei anna selleks mitte mingisugust kinnitust, kuna kui sa vaatad nüüd tähelepanelikult ja loed piiblit hoolikalt, siis võite tähele panna ise ka, et siis kui Jeesuse vanemad vahetult enne Jeesuse Kristuse sünnidi jõudsid siis Betlehemi, kui nad olid teel Jeruusalemma festivalile, et siis nad ööbisid ühes tallis ja selles tallis olid siis eeslid ja ma ei tea, mis loomad seal olid, eeslid, kitsed, lambad, lambad, lehmad, ma ei tea, ma ei oska öelda, mis loomad seal kõik võisid olla, aga ja me näeme sealt seda, et neil ei olnud külm ja seal ta sündiski, see Jeesus Kristus väidetavalt kõigi evangeeliumid, kas nüüd kõigis evangeeliumite järgi, ma oska praegu peast öelda, kas nüüd kõik evangeeliumid ütlevad seda, et seal laudas olemise, kinnitavad seda laudas sündimist, aga igatahes kui see niimoodi oli, siis ja me peame uskuma, et see niimoodi oli, sest erinevalt e-valimistest on piibel midagi sellist, mis eeldab, et sa usud sellesse, mis seal on kirjutatud ja ilma usuta ei ole võimalik päästetud saada, nagu ütleb pühakiri. Ja no, kui see on niimoodi, siis me peame uskuma ja natuke loogilisele mõtlema ka see juures, et ja meie loogiline mõtlemine kinnitab meile, et Jeesus Kristus ei saanud sündida talvisel ajal, sest see oli ju detsembri lõpp ikkagi ja ega Iisraeliski need ilmad ei ole ju nii, ei olnud siis ka ju nii soojad midagi, et vabalt võis niisuguses külmas kütmata kohas ööbida, nagu seda on talv, vaid ilmselt oli tegu siis mingi kas kevadise ajaga või siis ilmselt või sügisese ajaga. Nii et ei ole tõenäoline üldse see, et Jeesus just siis sündiski, et seda tuleb kõike sõna-sõnalt võtta. Mis aga ei tähenda seda, et ei võiks tähistada sel päeval Jeesuse Kristuse sündimist ja nagu piibel ütleb, et lunastaja sündimist, sest Jeesus Kristus on meie kõige lunastaja, ta on surnud meie kõigi pattude eest ja üles äratatud 3. päeval, ütleb piibel, ütleb pühakiri, ütleb Jumalasõna ja see on usu küsimus, mitte nagu e-valimised. Okei. Kus on palju juttu, seal tuleb ette ka eksimist ja ma ennem ka eksisin natukene, kui ma alustasin seda episoodi, ma ütlesin, et Jeesus, see vanemad olid siis vahetult enne Jeesuse Kristuse sündimist selleks läksid Jeruusalemma, et olid teel selleks Jeruusalemma, et siis mingil festivalil esindada. Ei, tegelikult oli vist, kui ma nüüd peast ma vahepeal ei vaadanud kuskile järele, ma ei vaadanud pühakirja, ma ei vaadanud evangeeliumi, aga kui ma nüüd õieti mäletan, siis tegelikult oli see, et Herodes tahtis rahvaloendust teha, tegi rahvaloenduse ju siis tol ajal ja rahvaloenduse ja selleks nad pidid tulema kohale Jeruusalemma, et siis nad siis seal ära loetud saaks. Aga see oli nagu väike vigade parandus alguseks. Aga jõuluteemadel võiks paljugi rääkida ka seda, et tegelikult miks on jõulud, ei saa arvatud siis Jeesus Kristuse sünnipäevaks, miks paljud ütlevad, et Jeesus Kristus oli sel ajal sündiski, et muidugi Neitsi Maarjast, et piibel õpetab ka seda, et ta sündis Neitsist, et
ilma mehe vahele sekkumiseta, aga see on sinu enda asi muidugi, kas sa nüüd seda usud või mitte, et see niimoodi juhtuski, nagu ütleb, et ei, mitte seksuaalsest vahekorrast ei tulnud Jeesus Kristus ilmale, vaid sellest, et neid see Maarja peale tuli siis püha vaim ja siis pühast vaimust jäi Maarja rasedaks ja siis tõi poja ilmale, kellest siis sai lunastaja, kellest sai siis päästa, kellest siis sai Messias. Aga see on sinu asi küll ja sinu vaba tahe uskuda seda või mitte, aga Piibel ütleb ka seda, et kui sa ei usu kogu püha kirja põhimõtteliselt, siis ta annab mõista sulle seda, et siis sa ei saa päästetud. Et sa pead, kui sa juba oled otsustanud seda uskuda, et Jeesus Kristus on Jumala poeg, et Jeesus Kristus on päästja, lunastaja maailmale, kelle läbi siis kõik patud antakse Jumala silmis andeks, mida inimene on teinud Jeesuse vere läbi muidugi, siis sa pead ka seda uskuma, et ta on pühast vaimust ilmale tulnud ja mitte sugulisest vahekorrast. No okei, aga siis võiks ju natukene ka, kui jõulude teemadele läks, siis on muidugi miks sellisele ajale sattus see jõulude asi üldse, siis üks põhjus on selles, et noh siis see talvine pööripäev on sel ajal, see on väga tähtis aeg ja mitte ainult kristlastele, vaid ka paganausulistele rahvastele ja huvitaval moel on eesti keeles seda perioodi tähistama hakatud niisuguse sõnaga nagu jõul ehk jull, mis tuleb siis Skandinaaviast ja tegelikult ta on vägagi paganlik püha oli ja viikingite püha oli ka sel ajal. Nii et see on üks paganlik püha ja muidugi need kombed, jõulukombed ja need on ka läbisegu seotud igasuguste paganlike asjadega, et niisugustel puhkudel nii uuema ja teoloogid siis räägivad niisugusest nähtusest nagu sünkretism, kus siis on erinevad usundid omavahel läbi põimunud ja et kristlusesse on sulandunud paganlikke elemente ja kristlikku pühadesse on hakatud kasutama paganlikke rituaale, võetud üle, ümber nimetatud, teiste nimedega nimetatud ja asendatud siis jah, niimoodi ongi need kombed välja kujunenud. Muidugi loomulikult ütleb Piibel mitte midagi, et niisuguseid pühasid tuleb pidada, et niimoodi tuleb neid pühi tähistadagi ja et nagu ütleb õige peale ka seda, et just selle aja vahemikul sündis Jeesus Kristus, mida harilikult inimesed ütlevad ja et nende teada jõulu tähistatakse sellepärast, et siis sel ajal Kristus sündis. Aga see oli nagu sissejuhatav jutt minu podcastile, minu avalikud salamõtted ja siis okei. Endal mikrofoni välja ja muidugi veel üks asi, mida ma jõuludega sellest tahtsin rääkida, eestlastel on ka omalaadsed ja mitte ainult eestlased, peaaegu täpselt samasugused jõulukombed on ka ungarlastel ja ilmselt on see sakslaste vahendusel levinud mitmel pool Euroopas, et süüakse verivorsti, milleks kui sina seda verivorsti lugesid, siis ja samal ajal kujutad ette, et sa nüüd tähistaski seda verivorsti süües siis Jeesuse Kristuse sünnipäeva, siis peaksid teadma, et Jeesus Kristus ei ole tulnud tühistama ühtegi sõna Piiblist ja Piibli järgi on vere söömine, isegi Uue Testamendi järgi Apostlite tegudes raamatus näiteks on öeldud sedasi, et kui apostlid õpetasid pagana rahvastele, mis oli täiesti uus asi, paganate rahvastele õpetati Jumala sõna, sest juutidel oli ju antud püha sõna omal ajal
ja ainult juutidele oli Jumal ennast ilmutanud, aga Jeesuse Kristuse läbi sai ilmutas Jumal ennast kõigile pagana rahvastele ja pagan tähendab siis seda, et need mittekristlikele rahvastele, võib ka niimoodi ütelda, et mittekristlikele rahvastele. Ja noh, eks need mittekristlikke rahvaste hulgas ilmselt see verivorsti ja sealiha, rohke sealiha söömine ja muud sellised asjad, mis on iseenesest tooraga vastuolus, aga toora seadust ei ole kohustuslikud pagana rahvastele, ütleb Uus Testament, aga samas vere söömise keeld ometi jäetud alles apostlitud tegude raamatu vaadates selle, ja küllap on üks põhjus ka selles, et piibliõpetuse järgi on inimese hing veres, nii et verega, sea verega inimene sööb sisse ka sea hinge ja võib-olla see on nüüd võib-olla, ma ei taha kedagi solvata muidugi, aga võib-olla sellepärast ongi ka eestlaste seas ja mitte ainult eestlaste seas, vaid ka paljude teiste rahvaste seas palju selliseid inimesi, kes meenutavad oma käitumises ja oma eluviisis sigu. Aga ma ei taha kedagi sellega solvata. No, ma nüüd kohe lähen siit sellisel lause pealt üle niisuguse konventsionaalsema teema peale. Ma olen oma podcasti üldiselt niimoodi alustanud, et ma siis tutvustan ennast, minu nimi on Illar Luht ja nüüd ma tutvustan ennast, olen Illar Luht, nagu ma ütlesin juba, teist korda ütlesin, praegu kolmandat korda ka võin ütelda, kui tahad, aga ma ei näe selles mitte mingisugust mõtet. Nii, ja ma teen podcasti minu avalikud salamõtted ja miks ma niisuguse pealkirja olen valinud oma podcastile, siis üks põhjustus võib olla selles, et esiteks, no hakkame tagantpoolt pihta analüüsima, või esimesena mina teen, mina olen, mina räägin endast, mina saan ainult endast lähtuvalt rääkida ja ma saan ainult enda nimel rääkida. Ja ma ei räägi mitte kellegi nimel, ma ei räägi ühe poliitilise erakonna nimel, ma ei räägi Sorose nimel, George Sorose nimel ma ei räägi, ega ma räägin ka Donald Trumpi nimel, ega ma räägin Putini nimel, ega räägin kellegi nimel, ega Kaja Kallase nimel ka ei räägi. Aga ma räägin enda nimel ja see on mina. Mitte sellepärast ei ole mina, et ma pean ennast väga tähtsaks inimeseks, et mina, vaadake mina. Ei, ma ei pea ennast nii tähtsaks inimeseks, ma ei ole üldse tähtis inimene, ma olen samasugune inimene, ma usun, et ma olen samasugune inimene nagu sina, aga ma olen päris veendunud, et paljud teie seast või mitte teie seast, võib-olla nende seast, võib-olla mitte, kes minu podcastiga kuulavad ja vaatavad, aga paljud kaasinimesed, kes siis võib-olla juhtumisi võivad kuulata ja vaadata neid minu podcaste, nende silmis ma olen võib-olla kõvasti allapoole neid. Aga noh, see selleks, see on nende oma asi, mis nad minust arvavad, see võivad selle omale jätta, ma eriti nagu kuula, mida teised minust arvavad, sellepärast, et need arvamustes niikuinii ei ole muud kui nende endi ego ja emotsioonid, isegi mõtlemist arva. Nii et sellele ei maksa liiga palju tähelepanu pöörata üldse. Mingit objektiivsust ma nendelt ei ootagi, sellistelt inimestelt ja no küll. See selleks. Aga noh, ühesõnaga edasi siis. Aga siis ma lähen viimase sõna juurde, salamõtted. Salamõtted on siis need kõige salajasemad mõtted, kui inimene mõtleb salaja midagi ja siis ta mõtleb nagu tavaliselt endale ja ta mõtleb endamisi ja ta ei jaga neid mõtteid välja võib-olla siis ainult kõige lähemate inimestega ja seetõttu ongi nagu väike vastuolu siin ja paradoks sees selles pealkirjas, et avalikud salamõtted ei ole tavaliselt avalikud, aga võib-olla selles ongi sellise nimetuse võlu ja võib-olla ka valu, aga võib-olla ka mitte valu, et see on niisugune paradoksaalne minu jaoks ja sellepärast ma olengi ta valinud sellise pealkirja, et ühest küljest küll
minu salamõtted, see, mida ma mõtlen, see, mida ma tegelikult mõtlen, ma ei hoia endale neid mõtteid ja ma proovin nendega kaasa aidata ka võib-olla sinu eestlaseks olemisele ja sinu enesemõistmisele, aga kui sa sellest midagi sellist ei saa, mis sellele kõigele kaasa aitaks, siis pole võib-olla väga hullu minu jaoks vähemalt mitte, võib-olla sinu jaoks ainult. Aga ühesõnaga, see selleks. Ühesõnaga, nüüd ma siis selgitasin ära selle pealkirja lühidalt hästi skemaatiliselt, et miks niisugune pealkirja, miks niisugune podcast. Ma arvan, ma oletan küll, et see on vähemalt selle hooaja, see on teine hooaeg, mil ma teen seda podcasti, et sellel hooajal siis on see niisugune viimane saade, ma arvan, selle hooaja viimane episood on see käesolev episood ja ma ei panegi siia midagi muud kui see, mida ma räägin, sest täna on mul on niisugune jõuluvana meeleolu, et ma tahaks nagu midagi ütelda, aga ma ei tea, kas ma saan ennast niimoodi sõnastada ja niisugust asju välja ütelda, mida ma tahaksin. Kusjuures võib-olla segav asjaolu on, ma õppisin kõrval see, et minu koer magab siin praegune õhtu ja nagu ma ütlesin, et jõulude viimane õhtu, viimased tunnid, viimased paar tundi on veel ees sellest jõuluhooajast ja siis koer norskab siin kõrval. Aga las ta norskab. Ühesõnaga, nii, seletasin siis ära oma podcasti nime saladuse, miks niisugused minu avalikud salamõtted ja nii edasi, miks niisuguses vormis, miks niisugused asjad, sest see on minu podcast ja mina olen siin peremees, mina teen seda, mida tahan. Nii et kui sulle ei meeldi, ära kuula, aga ühesõnaga, tee mis tahad, ole mis kus tahad. Ma oletan vähemalt, ma loodan väga, et kui sul tekib tahtmine mind või kiusatus mind ka nii-öelda pukist maha lüüa, siis see sul ei õnnestu. Aga see selleks. Ühesõnaga, ma räägin siis edasi oma asjast. Nii, et podcast minu avalikud salamõtted ja siis edasi Tellise kanal. See on niisugune konventsionaalne osa kõigist nendest asjadest, mida kõigist nendest episoodides enam-vähem, võib-olla mõnes ma olen unustanud seda ütelda. Tellise kanal märgi meeldivaks ja kirjuta kommentaare, sest kommentaaride kirjutajaid on väga vähe minul ja tellijaid on muidugi väga vähe, 40 tellijat on praegu, ma vaatasin, 2 inimest on ennast nimekirjast maha võtnud, sest ilmselt neile ei meeldinud midagi minu podcastis, võib-olla see oli maailmavaate küsimus, võib-olla oli see sisuline küsimus, võib-olla see oli tehniline küsimus, võib-olla see oli midagi muud, aga selleks, ma loodan, et neid ikkagi tuleb juurde, kes tellivad minu kanalit, tahavad tellida edaspidi ja kui leidub ka sellised inimesed, kes tahaksid mind toetada, siis nad saavad muidugi minuga kontakti võtta ja siis ma alla siia kommentaaridesse jätta teate, et sa tahad minuga kontakti võtta ja siis ma soovitan üles otsida ka muidugi minu Facebooki konto ja minu Facebooki kontol on võimalik eraviisiliselt saata ka Messengeri sõnum, kui sa tahad seda teha ja siis ma edaspidi ütlen, mida sa kirjutan sulle, tähendab täpsemalt, mitte ei ütle, vaid kui helistad mulle, kui räägime Messengeris, siis võin öelda ka, aga siis ma kirjutan sulle, et mida sa saaksid teha, et sa saaksid mind toetada. Muidugi ma olen tähele pannud selle kui ma alustan selle ebapopulaarse osaga, et kui ma räägin seda konventsionaalset juttu, et telli mu kanal ja toeta mind rahaliselt, nii peab kui ma rahaliselt juttu teen ja nii peab ma raamatute reklaami sisse panen oma podcasti, siis nagu nende vaatajate arv kohe kahaneb, inimesed kohkuvad ära kohe, et ma küsin raha neilt, et ma tahan raha saada, see on probleem nende jaoks, võib-olla minu jaoks ei ole probleem, aga ma panen need ikkagi sisse, sest on konventsionaalsed asjad, sest on mõningad asjad, mis ei ole küll populaarsed, aga need tuleks just nimelt need konventsionaalsed, need vormilised küljed, vormilised asjad, need tuleb ikka ära ütelda, ma arvan, sest muidu inimesed ei taipa, et seda teha.
no nii, aga siis nüüd edasi ja teemade juurde võib-olla ka natukene sissejuhatuseks. No rahukõnelused, ma olen rääkinud välispoliitikast, ma olen rääkinud Trumpi välispoliitikast, ma olen rääkinud Orbani välispoliitikast, ma olen rääkinud Eesti välispoliitikast ja no nüüd aastavahetuse ja jõulude vahel rääkides nendest asjadest, siis me oleme nagu väga hästi aru saanud sellest, et senimaani tõepoolest tammutakse paigal, Donald Trumpi meeskond tammub paigal nende asjadega, rahuläbirääkimiste asjadega, kuigi näiteks siis Soome president Alexander Stubb oli vist nimi, jah, Alexander Stubb ütles niisugust asja, et 95, et rahule oleme juba 95% võrra lähemale jõudnud ja järele on jäänud veel 5%, aga see sinna 5% kuuluvad just niisugused asjad, mida Ukraina ei saa vastu võtta, nagu need territooriumi loovutamised ja siis mitmesugused julgeolekugarantiid ja relvastamise kahandamine ja muud taolised asjad, need 5%, nii et see on niisugune formaalne jutt, et justkui oleks see 50%, aga noh, see on niisugune asi, nagu on eesti keeles üks lause selle kohta, et selliste asjade kohta, et üle koera saba saadi, aga üle koera saadi, aga üle koera saba enam ei saadud ja tõenäoliselt sellega läheb ka niimoodi, et see 95% on siis see, et jõuti koerast, aga juba kurjast koerast, kui mingid pätid tulevad riisuma mingit kauplust või mingit ladu või midagi taolist, siis lähevad koerast mööda, aga siis kui just, kui nad saba juurde on jõudnud, koer paneb neid tähele ja teeb amps. No ühesõnaga see selleks, aga noh, nii et see ei ole eriti usutav, et rahu läbirääkimistele jõuame ja nagu me oleme näinud, et Putin ka ei taha rahu ja ei taha Zelenski niisugustel tingimustel rahu, kui Zelenski käis välja nüüd 20-punktise rahuplaani, mida ei saa Putin vastu võtta, siis eelnõu 28-punktiline rahuplaan oli siis, mida siis me nimetasime Kremli fishlistiks, mida jälle Zelenski ei saanud omaks võtta ja vastu võtta, ukrainlased seda enesestmõistetavalt turtsuma ja nimetasid seda ka, et Kremli fishlistiks ja no ühesõnaga, no nii et see olukord on keeruline ja samas, kui me paneme tähele ka Eestis mitmeid hääli ja tuntud poliitikud ja tuntud erakondade tegelased, juhid ja endised juhid räägivad sellest, et mis õiglast rahu te tahate ja õiglast rahu ei ole kuskil olnud, aga seda küll, võib-olla küll, et õiglast rahu ei ole olnud, aga samas me peame silmas pidama, et selliseid plaane, nagu mis oli esimene plaan, 28-punktiline plaan, kus siis oli esitatud niisugused nõudmised, mis sisuliselt tähendab kapituleerumist, Ukraina kapituleerimist Venemaa ees, siis peame meenutamiseks siiski ja mõnede inimeste kurvastuseks ütlema, kes niisugust asja ei soovi näha, et kes sooviksid ükskõik mis tingimustel siis juba sõja lõppu näha, et see no, et niisugust rahuplaani Ukraina teha ei taha, ei kavatsegi, sest Ukraina ei ole kaotusseisus, Ukraina ei ole, nagu mõned ütlevad, et Venemaa tungib peale, aga meeterhaaval ja nagu me siin hiljuti Kupjanskiga seoses nägime, et Kupjanskis olid siis need niisugune asi, et mille kohta siis Putinile tema kindralid deklareeris Kupjansk siis Pokrovski ja siis mingisugune olematu linn Komsomolsk, need on juba saanud siis Vene väed on nüüd üle võtnud ja veel Trobiga on teisi linna, siis nagu me nägime hiljuti, tuli Ukraina pool niisuguse videoga välja avalikult, kus siis Zelenski räägib Kupjanski linna piiril selle linna see tahvel, või ühesõnaga, kus linnapiir on just seal tagant on näha Kupjansk, et siin on sellise linnaga tegu, et see
kui Zelenski saaks niisugusel territooriumil, mille venelased on juba üle võtnud, niimoodi mingisugused sõnumi saata rahvale, siis järelikult on midagi väga mädab venelaste sellises informatsiooni edastamise viisides ja et ühesõnaga esitatakse oma soovunelmaid, esitatakse seda, kindralid esitavad, räägivad siis selliseid asju, mida Putin soovib kuulda, et kiita saada Putini käest ja Putin usub nend ja elab sellises infomullis, kus siis ei ole tal tõelist informatsiooni, tõelist ei tea realiteeti, ei tea reaalsust, et mis reaalsuses toimub, mis tegelikkuses toimub. Siis ma rääkisin siis ka sellest neist Viktor Orbani imelikest väljaütlemistest, kus ta siis avaldas arvamust selle kohta, et peatselt saab juhtuma niisugune imeasi, et siis Euroopa Liit tungib Venemaale kallale ja noh, mis seda väljaütlemist puudutab, siis ma rääkisin ka sellest, et Sikorski vastas selle peale niimoodi, et Poola poliitik, Poola välisminister vist oli see Sikorski, selle tuntud politoloogi ja kirjaniku Ann Applebaumi abikaasa, tema on siis, vastas siis X-is Orbanile niimoodi, et võib-olla et soovitas talle et teda autasustada Lenini ordeniga muidugi ka ja aga ta lisas ka see juurde, et kindlasti saame varsti näha ka seda, et kelle poolelt siis tegelikult, kui selline sõda peaks Venemaaga tõepoolest lahti minema, et kelle poole siis Viktor Orban ja Ungari seekord siis saaks olema. Sest nagu me teame, et on Orbanil, mitte Orbanil, vaid Ungari ajalugu on ju täis niisugust tegelikult väga palju konflikte, isegi paar sõda on olnud, mitte kuidas nüüd ütelda, vallutus, ühesõnaga karistusekspeditsioonid, mida venelased on saatnud siis teisest maailmasõdast, ma üldse ei räägi, mida venelased on saatnud karistusekspeditsioonid siis Ungarisse maha surema neid mässe. Esimene asi oli muidugi see 1848 aasta, kui revolutsioon, kui siis Austria-Ungari keiser kutsus siis Vene tsaari sõjaväe appi maha suruma vabadussõda, ungarlaste võitlust, siis tuli sealt patsifitseerima Vene sõjaväeüksus, kes siis aitas selle maha suruda. Ja muidugi me mäletame veel ka seda 1956. aasta revolutsiooni siis, ja mis oli oktoobris, 23. oktoobrist ja novembri, mitmenda novembri, ta oli kas 7. või 8. 9. 10. ühesõnaga alguspäevad. Igatahes mõningates piirkondades jätkasid veel võitlused siis veel ka hiljem, et see isegi näiteks siin Peetsi linna kandis siin Mätšak on niisugused mäed nagu Mätšak, selles mägedes siis olid võitlejad, kes võitlesid päris peaaegu detsembrini välja, aga suurem osa siis mässajatest ja revolutsionääridest, kellegi jaoks kes, siis põgenes välismaale ja elas siis välismaal edasi ja see oli selline me kõik mäletame, oleme kuulnud sellest, kuidas siis Andropov oli, kes siis oli siin Budapestis Venemaa esindaja, KGB ülem kunagine, ja siis oli muidugi see Nõukogude Liidu presiidiumi esimees, kelle ajal siis need suur alkoholismi vastane võitlus algas pihta. Aga ühesõnaga siis oli nii, et jah, me oleme ennast kuulnud, et nii, et venelastega võitluses, venelaste vastu
võitlemises on tegelikult ungarlastel üsna suured traditsioonid, kõige selle taustal on üsna kõige imelikum see, mis praegu toimub, et Orban 2009. aastast või 2010. aastast me rääkisime varem ka sellest, et 2029. aastal käis Orban esimest korda siis seal Peterburis mingisugusel kaubandus- või majandusfoorumil, kus siis ta Putiniga kohtus ja Putiniga nad jõudsid mingisugune suusõnalisele kokkuleppele, tema enda sõnul, ja ta eita seda muide, ta räägib ainult, et see oli niisugust majanduslikku laadi koostööd, puudutas ainult Putiniga ja kummaline pärast seda vahetult seda, siis ta ei olnud veel võimul muideks, Orban, vahetult pärast seda siis sai võimule Orban ja Fidesz. Muidugi sellest ajast peale alguses nüüd seda me ei pannud tähele, aga kuskil 2015. aasta paika, võib-olla veidi varem juba mingil määral, aga vähem panime tähele niisugust asja siin Ungaris, et kuidagi nagu see Moskvas käigud hakkavad sagedasemaks muutuma Orbanil ja Peeter Siarto ka mu kuulub muidugi nende hulka ja siis on mingisugused teised avaliku elu tegelased, kes siis siin Ungaris said tuntuks kui russofiilid, venelaste armastajad, see tähendab. Ja siis see on tegelikult üks niisugune kummaline protsess, et alguses jäi mulje, et mitte Fidesz ei otsi Venemaaga koostööd ja Venemaa ei hakka Venemaale lähenema, vaid oli üks teine erakond ja liikumine, Jobbik, keda siis on peetud ja kes on olnud paljudes küsimustes, paljudes niisugustes väljaütlemistes ja paljudes, isegi tegudes isegi parem äärmuslik ja kes on püüdnud oli püüdnud tol ajal veel, hiljem ta muutus väga kardinaalselt see erakond ja tegutseb praegugi opositsioonierakonnana, aga alguses süüdistati Jobbikut siis selles, et tema läheneb Venemaale ja teeb koostööd Venemaaga ja oli üks niisugune Jobbik liikumise Euroopa Parlamendi saadik Bela Kovač, kelle vastu siis alustati isegi kohtuprotsess riigi reetmises, sellepärast et oli venelastega mingisugustes sidemetes ja tal oli naine, mingi venelane, kes oli teist korda abiellunud Bela Kovačiga, kes samal ajal, kui ta ei olnud veel lahutatud oma eelmisest abikaasast ja kelle kohta ei ole isegi vist mingisugune saladus, et ta on töötanud siis FSB jaoks või mingisuguste Venemaa luureorganite jaoks. Aga Euroopa Parlamendi saadik Bela Kovač, kes ei olnud Fideszi liige, ta oli Jobbik erakonna tegelane ja veel kuskil 10 aastat tagasi, veidi vähem kui 10 aastat tagasi, siis oli temaga seoses väga palju juttu meedias ja ajakirjanduses, üldse televisioonis ja sotsiaalmeedias ja igal pool inimesed rääkisid, et tema tahab siis, Jobbik tahab siis Venemaale läheneda ja samal ajal juba tol ajal oli ju Orbani ja Putini kohtumised juba sagedasemaks muutunud, sündimas olid uued lepingud nafta ja õli ostmiseks, gaasi ostmiseks, sest teatavasti ilma Vene gaasita ei saa, siiamaani sellest räägitakse, ei saa Ungari hakkama ja ühesõnaga siis Venemaaga suhted hakkasid tihenema väga märkamatult ja Venemaa poole kaldumine hakkas toimuma väga märkamatult ja tähelepanematult. Alguses keegi püüdsid nad kõik poliitikud vastu vaielda, et ei, need on tavalised niimoodi konventsionaalsed käigud siia-tänna Venemaal tagasi ja vastupidi, Putin käis ka Budapestis ja nii edasi ja kuna Euroopas ei olnud veel sellist
konfrontatsiooni Putiniga tekkinud, vaatamata sellele, et Krimmi vallutamine oli juba toimunud. Ja just pärast Krimmi vallutamist hakkasid just 2015. aastal siis juba mitmedki inimesed rääkima sellest televisioonis ka ja sotsiaalmeediast rääkimata, et Krimm kuulub et venelased võtsid õigusega Krimmi ukrainlastelt ära ja nii edasi. Aga see ei olnud ametlik poliitika veel siis tol ajal. Ja no ma ei tea, kui ametlikult poliitikaks on seda tunnustatud, et lihtsalt ei tegelda nende küsimustega, et see on Venemaa, jäetakse need küsimused nagu, käsitletakse neid küsimusi nagu Venemaa oma eraasja, et kuidas Venemaa südib teiste riikidega, et Ungari valitsust huvitab ainult see, kuidas Ungari ja Venemaa suhted on ja aga noh, mida aeg edasi, seda rohkem ju näeme, et kuidas lähenetakse Venemaale ja nüüd hiljuti on, ma jätan ühe pika perioodi vahele ja jõuan sinnamaale välja, et räägin sellest, kuidas siis hiljuti pärast seda, kui oli see külmutatud aktiivide asjus, kui Orbani ja Vitso ja veel mõne riigi veto, siis takistas seda 300 miljardi euro Vene varandusse üleandmist siis Ukraina käsutusse, et seda ei saada siis teha, aga mida ei saanud Orban takistada, et oli see 90 miljardi euro suurune laen, millega siis rahastatakse Ukrainat, et siis pärast seda võttis Orban isegi üles küsimuse, et Ungari ei astunud mitte niisuguse Euroopa Liitu, vaid et Euroopa Liit on juba jõudmas sinnamaale, et tema silmis, et ta arvab, et enam ei ole üldse sugu kindel, et niisuguses Euroopa Liidus on Ungari koht ja räägitakse niisugusest nähtusest nagu Huxitist ja Huxit on siis, Huxitiks nimetatakse seda siis nagu Brexiti eeskujuks, kui Suurbritannia astus Euroopa Liidust välja ja nüüd võttis Orban esimest korda üle pikka aja, siiamaani oli kogu aeg on Orban rääkinud sellest, et Ungari on huvitatud Euroopa Liidu edasijäämiseks ja Euroopa Liidu püsimajäämisest, aga samas nüüd on juba selles suunas mingi muutus toimunud ja esimest korda tõepoolest siis pärast seda juhtumit, seda külmutatud varade aktiivide juhtumit, Venemaa aktiivide juhtumit ja siis samuti seda laenu võtmise Ukraina jaoks Euroopa Liidu liitu, kuna selle viimaseks ei olnud vaja ju kõigi liikmesriikide häält, erinevalt sellest külmutatud varade juhtumist. Muidugi külmutatud aktiivide, Venemaa külmutatud aktiivide puhul oli siis ju takistavaks asjaks see Belgia ise, kus oli Belgia ja Prantsusmaa, isegi Macron oli selle vastu. Ja muideks Macron on kuidagi nagu viimasel ajal juba mingid märkamatult juba suundumas sellele poolele, et ta kuidagi läheneb jälle Venemaale, et Putiniga kohtuda ja kui ta juba kohtunud ei ole, ma ei tea. Sellest ma ei kuulnud, et oleks juba kohtunud, aga tal sellised plaanid olid siin vahepeal ja mis sellest saanud on, aga ma ei ole Prantsusmaast üldse vähe kuulda peale selle, et seal on streigid ja põllumeestreigid ja kus on Inglismaal ja aga muideks samad asjad on Ungaris ka, et need Ungaris on ka mitte põllumeeste streigid, vaid need kuidas nad rekkameeste streigid on väga suures ulatuses. Need rekkameeste streigid paistavad toetavat ju mitte Orbani Fideszi valitsust, vaid juba seda Orbani peamise rivaali Peeter Madjari partei või erakonna tissad siis toetavaks selliseks streikideks, nagu need on kujunud rohkem. Aga jah, läheme siis edasi, üks teine teema on veel oluline, et
jätkates sama teemat, et Orban rääkis sellest, et Euroopa Liit tungib Venemaale kallale ja nagu niisuguses stiilis rääkis Orban sellest, nagu tihtipeale räägitakse valeprohvetitest kristlikus maailmas, et ta nimetas aasta ka, millal see toimuma saab, 2030. aastal. Muidugi nüüd on ta vähekene korrigeerinud neid pärast seda 2030. aasta nimetamist, et ta on korrigeerinud oma väiteid natukene, ta on jõudnud selleni, et ta isegi 26. aastal võib juhtuda selline asi, et kõlab juba 2026. aastal kõlab esimene pauk Euroopa Liidu poolt Venemaa suunal ja algab 3. maailmasõda. Et seda nüüd on Orban rääkinud midagi niisugust, sest tema arvates, et ajavad Euroopa nii haiget poliitikat, et paratamatult kõik see relvastamine lõpuks viib selleni, sest nagu tema sõnul ja tema siis propagandistide sõnul on nagu oli esimese maailmasõja ajal, enne esimest maailmasõda, kui hakati relvastuma, see viis paratamatult esimese maailmasõjani ja esimese ja teise maailmasõja vahel siis toimus jällegi relvastumine ja see viis teise maailmasõjani ja vahepeal oli küll niisugused perioodid, kus siis püüti küll desarmeerida, aga nüüd on hakanud uus selline relvastumine ja see paratamatult viib 3. maailmasõjani. Orbani prognoos ja see ei ole minu prognoos, aga no nüüd, kui sellistest võimalusest rääkida, siis muidugi praegusel ajal räägitakse välismeedias ja mitte ei ole isegi niivõrd tähtis see, mida räägib Eesti meedia selle kohta, muidugi Margus Tsahknat siis tsiteeritakse ka mitmel pool ja no ma ei taha midagi öelda selle kohta, aga ühesõnaga räägitakse väga palju Narvast ja Narva kahest linnast, kahel pool Narva jogi, Narvast ja Ivangorodist, mis võib-olla siis võib siis saada kõige suurema tõenäosusega paljude inimeste meelest, paljude analüütikute ja paljude propagandistide meelest, siis võib saada selleks kohaks, kus siis hakkab Venemaa Euroopa suunaline sõjategevus. Muidugi nüüd meil on värskelt meeles veel mitmesugused provokatsioonid, mis Venemaa poolt on saabunud meile, millega Eestit on provotseeritud, millega Poolat on provotseeritud, millega teisi riike ka on provotseeritud ja alati ei olegi võib-olla ametlikult Venemaa süüdi, võib-olla seal on mingid muud asjad ka taga veel, mingid niisugused asjad, millest Venemaa kui riik vähemalt ei vastuta, aga võib-olla siiski seda me ei tea, lihtsalt me ei tea ja kuigi väga tõeline on, et Venemaa valitsus ja Venemaa juhtkond on sellest vastutav, nendest provokatsioonidest vastutav tähendab, aga siis ma tahaksin veel üht asja meenutada sellega seoses, mis Putin võttis sõna ju otseselt selle kohta, et ta rääkis võimalikust sõjast Euroopa ja Venemaa vahel ja ta rääkis sellest niimoodi, et niisugusel toonil, et see võiks tema arvates väga huvitav olla tegelikult, kui see tema juttu kuulasite, siis sellest võis välja lugeda, et tema silmis ta nägi seda sellist võimalust, et see sõda Venemaa ja Euroopa vahel võiks väga huvitav lahendus olla, et see võiks väga huvitavalt kujuneda ja ta muideks rääkis ka oma arvamuse selle kohta, ta ütles niimoodi, et kuidas ta ütleski nüüd, et kui see ei ole muidugi see sõna, see Euroopa võimalik sõda, et kui kõigepealt, et kui tema ütles niimoodi ka, et nagu Orbangi, et
et kui eurooplased nüüd tahavad muidugi sõda, siis Venemaa on valmis sellest sõjaks, on ju. Ja kõigile muidugi, paljudele niimoodi, mitte kõigile, aga paljudele jäi niisugune mulje, et see tähendab seda, et Putin ei tahagi sõda alustada, et see ei ole õige. Aga kui sa nüüd tema edaspidist juttu jälgida, siis Putin räägib kas sellest, et edasi, et loomulikult kui ta ütles niimoodi, et kui mitte meie, kui nemad ühesõnaga, kui Venemaa Ukrainas sõdib, siis see on niisugune kirurgiline operatsioon, sarnaneb rohkem niisuguse kirurgilise operatsiooniga, et see ei ole niisugune sõda, mis sellisel puhkudel saab sellisel ajal saab toimuma, kui tõepoolest hakkab Euroopa ja Venemaa vahel sõda. Et need ei ole üldse tema sõnul teineteisega võrreldavad, et see, nagu ma kordan veel kord, tema sõnul on siis see, mis toimub Ukrainas, kirurgiline operatsioon, kuigi kui see, nüüd vaatame nüüd lähemalt seda asja, mida ta siis tegelikult ütles, ühest küljest mõni rahvuskonservatiivide poliitik vaadata seda kui niimoodi, või mitte ükskõik kes, ma ütlen neid, kes tahes võib selle kohta väideta niimoodi, näete, kuulsite ise, et Putin ütles, et nemad ei kavatse seda alustada, et nad ei kavatse midagi, ainult et vajaduse korral, kui nüüd Euroopa tahab sõdida, siis ta võib seda sõda alustada, aga tegelikult peaks tähelepanelikult siis sellisel juhul kuulama ja mida ta ütles seda, et see, mis Ukrainas toimub, on Putini arvates kirurgiline operatsioon, et mida see tähendab, et see, kuidas seda mõista, et seda võib niimoodi mõista ainult, et see, mida Putin usub, et Ukrainas toimub, et see denatsifitseerimine ja siis mis ta siis denatsifitseerimine ja ühesõnaga Ukraina narkomaanide ja bandeeralaste vastu võitlus, nende liikumiste purustamine, et ta nagu tahtmatult tekib paralleel kohe, ja ta räägib seda niimoodi, et tekib paralleel niisuguste asjadega, mis toimub Iisraeli ja Gaza sektori vahel, mis Iisrael on kasutanud mõningate oma operatsioonide teostamiseks, et Hamasi hävitamiseks ja muud sellist, aga kusjuures Venemaa ei ole üldse Iisraeli poolel, Venemaa on ju ametlikult kuulutanud välja, et ta on pigem, kuna ta on Iraani liitlane ja siis Hamas Hezbollah on Iraaniga tugevalt seotud, siis ta toetab pigemini neid riike ja nende riikide liitlane, ühesõnaga Iisraeli vaenlaste liitlane. Aga ühesõnaga see selleks, ma tahtsin ütelda selle kohta niimoodi, et ta ütleb, et see on kirurgiline operatsioon, kuulake ise, kas sa oled tähele pannud, et see on kirurgiline operatsioon. Nii et raketirünnakud, droonirünnakud, lasteaedade pihta, koolide pihta, tsiviiltaristute pihta, see on kirurgiline operatsioon. Kui see on kirurgiline operatsioon, siis mida see Putin peab silmas selle kirurgilise operatsiooni all? Nüüd me kohe peame võrdluseks mainima seda, milliseid rünnakuid on Venemaa infrastruktuuride pihta teinud Ukraina pool, sest niisugused asjad on ka olemas olnud. Ukraina on teinud Venemaad siseselt päris edukaid operatsioone, enamasti need on rünnakud niisuguste naftataristute vastu ja gaasitaristute vastu ja gaasijuhtmete vastu ja kusjuures minimaalselt põhimõte on selles, et oleks minimaalselt tsiviilohvreid. Samas Venemaa see niinimetatud, mida Putin nimetab kirurgiliseks operatsiooniks, need ei ole tavaliselt, mitte alati, kaugeltki mitte alati ja enamikul juhtudel mitte Ukraina sõjaväeüksuste pihta, mitte sõjatööstuse pihta, vaid tsiviiltaristute pihta, lasteaedade pihta, koolide pihta, haiglate pihta.
ja kui see on kirurgiline operatsioon, paneb see mõtlema nagu, et mis asi see kirurgiline operatsioon on. See on, muideks samasugust taktikat kasutasid omal ajal 13. sajandil ristirüütlid, Saksa ristirüütlid, Saksa ordu ja Liivi ordu, Mögavendade ordu Eestimaa ja teiste siin Baltimaade rahvaste alistamiseks. Põletatud maa taktika ja see on suunatud esmajoonas tsiviilisikute vastu. Selles ei saa mitte mingisugust kahtlustki olla, et see on kavatsuslik, et see ei ole juhuslikku laadi, et nüüd juhtub, lasti pomm, taheti mingit sõjaväe militaarset ehitist või sõjaväe asja mingit õhku lasta. Ei, see ei ole see on tahtlikult, teadlikult tsiviilelanikkonna terroriseerimine ja see on kättemaksuks selle eest, Putini kättemaks selle eest, et ukrainlased ei tulnud, kui Vene väed tulid 22. aastal sisse Ukrainasse, et nad ei tulnud soole ja leivaga neile vastu. Nii et paneb mõtlema jah, kui see on nüüd niisugune kirurgiline operatsioon, nagu ütles Putin, ja ta muideks andis mõista, et see, mis Euroopa suunas saab toimuma, sest saab veel palju hirmsam olema, kui Euroopaga sõda tuleb. Siis me võime ette kujutada, et siin tuleb midagi hullemat mängu. Atompommid, ma ei tea, Iskander kindlasti. Ei, ma ei kujuta ette. Ühesõnaga, samas ta ütles, muidugi, ta rääkis muidugi küll, et ja nüüd mõned need, kes tahavad väga kritiseerida Eesti valitsust sellepärast, et Eesti on nii Ukraina poolel, et ja räägivad sellepärast, et see ilmne liialdus, Putin ütles selge niisugustest asjadest niimoodi rääkida, et Venemaa tahab Euroopale kallale tungida, sest ta ise ütles ju, et ta kavatsegi Euroopale kallale tungida, aga sama asi oli ju vahetult enne seda ka, kui Ukrainale kallale tungis, nii et kas Putini sõna tasub usaldada? Kindlasti kohe mitte, ei tasu uskuda, sest Putin on õudselt kaval inimene, õudselt kaval, kuri, psühhopaat, sotsiopaat ja tema puhul sa ei tea, kuidas ta saab käituma tulevikus. No nii, Euroopaga, loomulikult, minul on oma nägemus selle kohta, mida Putin tahab praegu saavutada. Nende provokatsioonidega on, loomulikult ta tahab seda Euroopaga minu arvates, ma olen kindel selles. Või tähendab, vähemalt tal ei ole selle vastu midagi, ta ei ole veel seda otsustanud, sest aga ta ootab, et nende provokatsioonide eesmärk, mis on olnud seni, on see, et Euroopa pooled, ükskõik kas siis Eestist või siis mõnest teisest Balti riigist, Leedus või kuskil, tuleks siis esimene püssipauk. Ja kui see on toimunud, siis võib Venemaa alustada juba suurema mastaabilist sõda Euroopa vastu ka. Ja nüüd on niisugune muidugi retooriline küsimus paljude poolt, et kui Venemaa ei ole selle 4 aastaga niisama pika aja jooksul, kui toimus teine maailmasõda, või mitte teine maailmasõda, vaid suur isamaasõda, tähendab Venemaa ja siis Natsi-Saksamaa vahel, et sama pikka aega on juba püüdnud Ukrainat alla neelata, aga ei ole õnnestunud, et kuidas ta siis saaks Euroopaga hakkama. Aga ma tahaksin kohe nüüd natukene nendele vastu vaielda niisuguste väidete esitajatele. Et Venemaa majandus on küll üsna madalas seisus ja selles suhtes, et mõnede prognooside järgi tema majanduse kogusuurus ei ole suurem kui Itaalia oma, kusjuures veerandist kuni pooleni siis sellest kogu toodangust, mida Venemaa toodab, siis lisaks veel välismaa abidele, mitmete välisriikide abidele nagu Põhja-Korea ja siis
Hiina, võib-olla ka on veel neid riike, kes nüüd aitavad Venemaad selles, et sealt, et nii, et kuskil veerand või pool sellest tema kogu majandussuurusest läheb siis sõjaliseks tarbeks. Muidugi sinna võib juba sisse arvata ka need, mis on sõdurite ja sõjaväe ülalpidamiseks vajalikud materiaalsed asjad, institutsioonid ja masinad, kõik toitlustus ja muu selline. Aga no see selleks. Nüüd mõningate prognooside järgi olevate venelastel niimoodi kogu sõjaväe, kogu hulk kuskil 1 650 000 sõjaväelast. Muidugi mobilisatsiooni korral võib Venemaa palju rohkem rahvast kokku ajada, sõjaväelase kokku ajada. Aga kui nüüd väita, et aga ta on tohutult palju kaotusi kandnud Ukraina rindel, siis mis on tõsi. Aga kui sa nüüd täpsemalt analüüsid neid asju ja jälgid neid asju, siis sa võiksid nagu olla tähele pannud ka ühte asja, et sellest 1,65 miljonist sõjaväelasest ei ole mitte Ukraina rindele saadetud, sellest on kuskil 150 000 Ukraina rindel, aga 1 500 000 on veel valmis, reservis, on tagalas, on Venemaa territooriumil veel. Ukraina on tohutuid lööke andnud Venemaa sõjaliste objektide ja siis kütuse toorainete ladude pihta. Ja on küll, aga see on ikkagi kübe kõigis selles meres, mis seal tegelikult toimub suures. No nii. Siis nii et 1,5 miljonit sõjaväelast oleks valmis täiemahulise sõja korral Euroopaga, kui Putin tahab seda. Ta oleks valmis kohe sõtta paiskama, tegelikult võib öelda, sest need sõjaväelased ei ole hõivatud millegagi. Ja muidugi nendele väidetele vastuväiteks, kes ütlevad, et Ukrainaga, vaata, väikese Ukrainaga teil hakkama saanud, aga kui me nüüd võrdleme seda armeed, mis on Ukrainal ja Euroopa riikidel, siis me näeme, et Ukraina on Euroopa kõige tugevam armee. Ukrainas on 800 000, umbes ligikaudu 800 000, peaaegu 1 miljon võitlejat. Ta on rikkal juhul abi saanud teistelt riikidelt, vaatamata sellele, et USA on viimasel ajal tohutult takistanud teda selles. Aga, et abi saada. Aga siis, mida veel? Soome on üks Euroopa tugevamaid sõjavägesid pärast Ukraina, aga alles pärast Ukrainat tegelikult. Lisaks Prantsusmaal 200 000 meest kuskil, Inglismaal 100 000 meest. Kõik Euroopa riikidel ei ole nii palju mehi sõtta anda, kui palju on Ukrainal praegu sõjas. Või kui on, siis ainult niisugune, et tõepoolest kõik koos, aga lisaks me ju näeme, et kõik Euroopa riigid, kui selline sõda peaks tulema, ei lähe sõtta, ei osale selles sõjas. Poola armee on tegelikult, Poola-Soome armee on 2 suure tugevamat armeed. Saksamaa oleks ju ka, aga Saksamaa on väga palju endale kahju tekitanud eelnevatel aastakümnetel igasuguste desarmeerimistega ja muude selliste asjadega ja sõjaväe laiali saatmisega, nagu seda sama asi on toimunud Inglismaal. See patsifistlike liikumine, mis oli omal ajal väga levinud, see on kõik nii negatiivset mõju avaldanud selles suunas, et kui tõepoolest selleks ajahetkeks, kui Venemaa ja Euroopa vahel peaks sõjategevus algama. Muidugi tegelikult, nagu ma ütlesin, et tõenäoliselt Venemaa ei
taha praegu muidugi Euroopa Liidule kallale tungida loomulikult. Väidetakse, et tal kahel rindel oleks väga raske. Ilmselt küll, aga nagu ma rääkisin, siiski tal oleks reservi küllaga, sest need väeüksused, keda ta on Ukrainas tarvitanud, need koosnevad peamiselt ju vabatahtlikest. Nii et need hukkunud, need miljon hukkunud, kes on surma saanud siis Ukraina rindel Venemaa poole pealt, need on peamiselt vabatahtlikud ja selline kontingent, kellest on Venemaal tahetud lahti saada, see tähendab vähemusrahvused, vanglatest vabastatud isikud, kes on sõlminud lepingu armeega, et saavad karistust vabaks neile, kui nad on nõus niisugusele lepingule alla kirjutama ja osalema Ukraina sõjas. Nii et ma ei tea, kas Venemaa ei ole suuteline Euroopaga sõdima. Millisel Euroopa riigil on niisugused kogemused nagu Venemaal ja ukrainlastel muidugi ka. Et NATOl on parem relvastus. Aga nüüd, kui Trump alt ära hüppab ja Ameerika Ühendriigid ei ole valmis appi tulema sellises olukorras osa võtma, kui Euroopa ja Venemaa vahel sõda algaks, siis Euroopa riigid ei ole sugugi kindel, et saaks Euroopa sõjaväed isegi ühendatud jõul saaks hakkama Venemaaga niisugusel kujul, nagu nad praegu on, niisuguses vormis. Sest meil on küll nüüd hakatud muretsema selle pärast, et on tõstetud sõjalisi kulutusi ja muid selliseid asju. Aga enne kui tõepoolest Euroopa riigid saavad taas uuesti niivõrd tugevaks, et nad tõepoolest võiksid Venemaa võita sõjas ja selleks potentsiaali oleks, sest kui me võrdleme Venemaa rahvastiku arvu ja võrdleme Euroopa rahvastiku arvu, siis Euroopas on 3 korda rohkem inimesi, Euroopas on kordi, 10 või isegi kui mitte 100 korda, ma ei tea kui palju, ma ei ole majandust teadnud, aga tohutult palju suurem majandus ja tal on võimalus tõesti oleks, et siis võita ka Venemaad kui sõjas, kui ta tahaks ja kui ta oleks valmis selleks, aga kõik märgid näitavad selleks, et kaugeltki ei ole. Peale mõnede üksikute riikide, Poola peamiselt. Muidugi räägitakse Baltikumis ka, aga ma vaatan, mis Eestis toimub, seda diskussiooni, siis see on kosmaarne. Mul küll erilist usaldust ei ole, aga on muidugi häid asju ka, mis toimub Eestis ja seda, mis Eesti kohta häitsunu, mida ta oma sõjava arendamisega ja kaitsevõime tugevdamisega teeb, seda saab peamiselt kuulata just väljaspoolt Eestit millegipärast. Tõstetakse Eestit esile selles, et ta oma kaitsevõime tugevdamisega on ikka väga palju ära teinud, tugevdamiseks on ära teinud ikka väga palju, aga muidugi Eesti on, ja samuti on Eesti ju ainult üks tilk meres, kui 1 miljon inimesi, 1,3 miljonit täpsemalt, aga sellest eestlasi endid ei olegi isegi 1 miljonit. No nii et probleemi on kuhjaga. On kuhjaga küll, jah. Aga kõige selle taustal, kui me nüüd vaatame, kuidas üks psühhopaat on suutnud niisuguse riigi juhi endale ümber sõrme keerata ja mängib temaga niisugust mängu, et ta teeks seda tema tahtmist ja temale meelepäraseid tegusid, siis ühesõnaga osa mälumängur ja endine elukutseline spioon ja luure ja nagu ütles üks teine endine KGB-lane Sergei Smirnov, keda ma olen varem ka tsiteerinud, et kui tema Andropovi nimelises KGB kooli läks õppima, siis esimene asi, mis temale õpetati, et peab õppima, et kuidas ta ütleski nüüd, et peab valetama, et see on
selle elukutse üks peamisi oskusi, oskus valetada, oskus niimoodi valetada, et ära usutakse, et saaks kedagi teist ümber oma siht tegelast või ühesõnaga inimest, kelle vastu on tegevust suunatud, et teda saaks oma sõrme ümber keerata ja midagi niisugust toimub, kui sa märkad. Ja veel ei ole päris niimoodi juhtunud, et Ameerika oleks täitsa tagant ära läinud Euroopa kaitsmisest lahti, tal on palju juttu olnud sellest, et see 35 meheline kontingent, kes on siis Saksamaal, et see siis saata ära Ameerikasse tagasi või kuskile teise piirkonda, maailma piirkonda, kas siis Kaug-Itta või kuskile mujale Taiwaniga seoses. Loomulikult. Ja siis on teised, kes räägivad, et mis see Ukraina on, et Ukraina ei ole tähtis, et Eestis on kõik niimoodi lolliks läinud, et räägivad ainult sellest kolmnurgast Eesti, Ukraina, Venemaa ja kolmnurk, ja sellest kaugemale ei nähta, aga siis tuleks, kui seda teada tahetakse, et miks, siis tuleks natukene maakaardi peale pilke heita ja vaadata, kus kohas siis Eesti asub lõppude lõpuks, kas ta asub Kariibi mere ääres, kuskil Kuubaga piirnevas saareke on Eesti või kuskil Florida juures, Mar-a-Lagost mitte kaugele, või siis Eesti on siin selles Ida-Euroopa osas, mis on, kus on väga lähedal kõik need riigid, 3 riiki, millest me eelnevalt rääkisime. Nii, ja ühesõnaga, jaa. Aga praegu tänaseks ma lõpetan siis ära ja uuel aastal jätkame samal teemal, ma arvan. Sest sellest ma ei rääkinud kaugeltki kõik. Ja mida ma oleksin tahtnud rääkida. Aga ma olen tähele pannud, et väga palju võib tühja rääkida, et räägin. Aga kes see sind kuulab? Sest tihtipeale kuulab inimene, kes hakkab neid minu podcast episoode vaatama, et ta vaatab esimesed 10 minutit, 15 minutit, siis ta jääb ära ja siis ta vaatab edasi. Sest talle tundub, et ma ei tea, mis ma seal jahun ja mis asja ma seal teen. Aga ma arvan, et kes lõpuni vaatavad, need saavad võib-olla kõige rohkem midagi, sest tavaliselt on viimases kolmandikus minu episoodidest see kõige minu arvates, enda arvates vähemalt, võib-olla enesekiitus muidugi on niisugune asi, nagu ta on, aga need on enamasti kõige paremad minu arvates. Nii, et ma praegu lõpetan, sest aga ma tahtsin rääkida veel sellest, et vaata, me jõudsime sinna paika, et see ei ole üldse mitte kaugeltki võimatu, et Euroopa ja Venemaa vaheline sõda, et miks ta ei ole veel alanud, jah, muidugi, sest eurooplased, eestlased, sealhulgas eestlased on rindejoone esimeses paigas, kus see rindejoon võib alata, kus see sõda, niisuguses paigas, kus see sõda võib alata, nagu me rääkisime, see on Narva ja muidugi ka Saatse kant on võib-olla ka, ja Petseri kant, see võib ka olla, Setumaa võib ka olla see piirkond, kus siis võib sõda alata, muidugi aga see on vähem tõenäoline, pigem ikkagi Narva või siis Leedus kuskil Suwałki läbi Valgevene, aga olid jutud vahepeal isegi, et Valgevenesse on siis koondatud 400 000 Vene sõjaväelast, mida Leedu luureallikad ei kinnita, aga praegu veel ei tea, praegu paljud asjad on lahtised, aga kui sa vaatad kommunikatsiooni, riigijuhtide kommunikatsiooni, sa saad pildi ju kätte ja praegu on ju üks moment. Ja kui sa vaatad seda kommunikatsiooni, siis sa näed, et Trumpi kommunikatsiooni just nüüd on Trump eriliselt hakanud rääkima sellest, et Ameerika Ühendriigid vajab Gröönimaad, siis on
Ameerika sõjalaevad või sõjaväelased on valmis selleks, et siis rünnata Venezuelat, kus Maduro diktatuur siis valitseb ja seda siis narkokartellide pärast, nagu sellest on jutt, on avalikult nagu see esitab millise narratiivi on siis Trumpi valitsus ja Trumpi siis esitanud põhjuseks selleks, et miks ta seda Venezuelat rünnata tahab, kuigi teised läbinägelikumad analüütikud ja muidu targad inimesed on aru saanud, et mille pärast on Trumpil Venezuelat vaja ja kui ta vaatab mõne mingite aastate taguse Twitteri postituse peale, kus Trump räägib sellest, et Venezuela andku Ameerika Ühendriikidele tagasi tema naftavarud või mis asi, õlivarud või naftavarud, mis seal Venezuelas on, mis on tohutud maardlad pidid olema, kuigi seda pidi olema raske töödelda ja raskem kätte saada kui näiteks Saudi Araabias või aga ühesõnaga jah, et kaugeltki on küsitav, et kas Trumpil on nüüd vaja selle narkokartellide vastu võidelda, mis on muidugi hirmus asi, mis on nagu see narratiiv, see jutt, mida ta räägib selle põhjendamiseks, et miks ta selleks niimoodi valmistub. Siis muidugi, kes ikka natukene tahab asjade tausta vaatab rohkem, siis ta märkab, et jah, võib-olla ei olegi see narkokartellides asi, vaid pigem selles tohututes kütusemaardlates, mis on Venezuelas, mida Trump uuesti Ameerika Ühendriikide siis firmade ja ettevõtete ärimeeste kätte tahab võidelda, et siis nemad siis tegeleksid selle kaevamistega. Ja kui me üldse kõiki neid Trumpi liigutusi poliitikas, välispoliitikas ja sisepoliitikas vaatame, siis kõik viitab sellele, et jah, et nagu me eelmises saates teises pooles siis ka rääkisin, et Trump on, see on kummaline, et Trumpisugune mees on siis sattunud niisuguse liikumise etteotsa, magaliikumise etteotsa, Make America Great Again, mis nagu peaks olema nagu rahvuslik. Ja kuigi ka neist asjadest on väga palju juttu selles magaliikumises, siiski Trump ise, see, mida ta teeb, seal on mitte esimesel kohal mitte see rahvus kui niisugune, vaid esimesel kohal on raha ja rikkus. Ja võib-olla mõnes mõttes olekski õige mitte nimetada seda liikumist mitte magaks Make America Great Again, vaid pigem me võiks nimetada seda liikumist võib-olla Make America Creed Again. Kui sa inglise keelt tead, mis on creed, siis sa saad aru, aga kui sa ei saa aru, siis vaata järele sõnaraamatust. Aga praegu ma lõpetan ja head vana aasta lõppu, kui me kohtu ja kui me kohtume, siis ei ole üleliigne seda ka praegu ütelda. Nii et nägemist.